tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meie oleme teie saatejuhid Kairi ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul, kartmata olla esimene. Ja podcastis me püüame siis aru saada, kuidas nende inimeste kogemusi ja harjumusi oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks. Ja täna on meil saates külas eriti kibeda käega naine. Ta on veterinaarist discgolfar. Ja Latitude tiimi profisportlane, kes nüüd vallutab USA. Ja tervet maailma. Ja tervet maailma, nii on. Pange käed kokku, tehke kõvasti lärmi. Tere tulemast saatesse, Keiti Tätte! Sportland, Be First podcast. Kui mina mängin paremini, kui mingi mees või temast vahepeal paremini, siis kohe tullakse, said naiselt pähe. Lihtsalt ühe korra viskasin mööda ja sellest aitas selleks, et mu käsi ei saanud aru enam, mida ma teen. Ma ei saanud 5 meetri pealt korvile pihta, aga kui ma pärast sealt välja tulin, siis mulle öeldi, mis usse seal võib sees olla. Siis ma olin küll natukene hirmunud, et ma seal käisin. Sportland, Be First podcast. Aitäh. Tead, mulle tundub, et see on strateegia, et me peame nii kaua karjuma, kuni külaline läheb kaasa. Ja. Sest tavaliselt nad on niimoodi, ei oska midagi teha. Nad said väga äge, et sa tulid kaasa. Ja tere tulemast. Aitäh, et sa meile külla tulid. Aitäh, et kutsusite. Kohe näha, et inimene tegeleb õuespordiga, nii ilus jume on ja... Ta enne ütles mulle, et ta on ühe korra seda päevitunud. Kuidas, palun? Ma tean, see on mingi tüüp inimesi ja ma olen väga kade nende peale. Selge. Sellega on vedanud. Ja kui te tahate seda näha, siis kõik, kes meid kuulavad praegu Spotify's, tulge hea ka YouTube'i ja minge vaadake seal. It's worth it. Minge vaadake mu jume üle. Patrik, vaatad siis ilus jume on ikka ilus, videopillis on ju. Väga hea. Nii, kuulge noored, aga meie alustame oma podcasti alati ühtemoodi. Ehk siis me teeme esimeste mängu. Kas sa tead, mis see endast köötab? Jaa, olen kuulnud. No super, siis ei olegi muud sissejuhatust vaja, kui et me alustame laused, sina lõpetad ja räägime sinu esimestest. Esimene võistlus. See oli Elva lahtised meistrivõistlused discgolfis. Kuidas sa sinna sattusid? Ma arvan, et ma käisin seda rada harjutamas ja siis internetis tuli välja, et seal on võistlused ja siis ma mõtlesin, et võiks osa võtta. Samamoodi mu elukaaslane võttis osa. Ja sellel võistlusel ma saavutasin oma esimese poodiumi koha. Ma olin väga uhke. 3 võistlejat oli ja mina olin 3. Ja ma olin nii uhke selle üle. Ma olin tõesti väga õnnelik. Oota, 3 võistlejat kokku või oli, kui see oli naiste ja meeste naiste klassis, ja eraldi oli naiste klass. Naiste klassis oli 3 võistlejat ja mina olin 3. Aga kui pikalt sa mänginud olid selleks esimeseks võistluseks juba? Ma arvan, et see oli natukene alla aasta. Aga see on nagu selline klassikaline praktika, et enne ei minda või see lihtsalt ootasid aasta? See oleneb inimesest, ma arvan, et discgolfis on tegelikult sellised võistlused ka olemas nagu nädalamängud. Et see on selline algtaseme võistlus, kus tulevadki harrastajad kokku, seal on väike osalustasu, seal ei jagata medaleid, seal jagatakse kettaid autasuks, et see on nagu selline esimene asi, kust alustada. Ja seal saab selle julguse kätte, sest tegelikult kõik, kes esimest korda lähevad võistlema, neil on nii suur hirm, eriti just naistel. Sest naised viskavad natukene vähem, kui nad on alustajad, siis kardavad, et äkki mehed ei viitsi nende järgi oodata või igasuguseid hirme on inimestel. Ja kindlasti oli minul ka esimestel kordadel väga suured hirmud sees. Aga mida rohkem võistled, seda rohkem lähevad need üle. Kas oli mingeid taktikaid ka, mida sa rakendasid, et ikkagi käsi ei väriseks liialt seal esimestel võistlustel? Ma väga palju ei mäleta sellest. Ma arvan, et see oli nüüdseks 5,5 aastat tagasi, 6 aastat tagasi. Et ma seda närvi osa hetkel väga hästi ei mäletagi. Ma arvan, et mul ei olnud taktikaid, et sellega toime tulla. Lihtsalt mängid läbi ja saad tehtud. Päris äge, sest et mulle tundub, et päris paljusid hoiavad tagasi need samad põhjused, mida sa ise välja tõid ka, et ja võib-olla isegi ei kannaks seda naistele, ma arvan, meestel on samamoodi, nad lihtsalt ei tunnista seda. Jaa, täpselt. Sest et see on ikka see, et kuidas ma ei tea, 5 viskega seal mõni teine paneb 2 või ma ei tea 7, mõnel panevad läbi, et no ühesõnaga, väga lahe. No ma arvan, et Eesti sport peab olema tänulik, et sa sinna Elva võistluse kunagi läksid. Väga äge. Aga võtame järgmise küsimuse. Sinu esimene armastus? Minu
ma arvan, esimene ja ainuke armastus on minu praegune elukaaslane Marger Krumm. Et meil sai just 12 juuni 10 aastat koos oldud. Palju õnne. Ja aitäh. Wow. Et me gümnaasiumis liitsime 11, hakkasime suhtlema, käima ja sellest ajast saati oleme koos. No nii, mis on see eduvalem? Palun nii jagame nüüd siin publikumile. Eduvalem. Ma arvan see, et ma olen endale kõrvale lihtsalt nii suurepärase inimese leidnud, et ma ei saaks teda kuidagi lahti lasta. No aga vahepeal ikka on ju mingid siuksed hetki mõtled nagu Oi, ikka on, aga me oleme nii kaua koos olnud, me oleme harjunud, sellised hetked peavad suhtes olema, ma arvan, et see oleks igav, kui kogu aeg oleks kõigega ühel meelel ja vaidlemis ikka tuleb ette ja see rikastab suhet, ma usun. Aga kas teil on mingid taktikad ka vaidlemisele, et te teate, et nagu ei lähe liiga leili, siis läheb keegi ruumist välja või et ei läheks üle see asi üle käte? Jaa, me teame, mingitel hetkedel lihtsalt üks annab järgi. Üks kord üks, teine kord teine, ma usun see, kes sellel hetkel targem on lihtsalt. Kes on rohkem väsinud või midagi muud. Jah. Oota, mul oli, ma tahtsin midagi küsida, mul läks see hüppas praegu peast ära. No eks ta tuleb tagasi siis, kui on õige aeg. Ei, see oli praegu, oli just tegelikult väga õige aeg, aga noh, okei. Ai, mul tuli meelde, ja. Vaata, sa reisid nüüd hästi palju. Kas tema on kodus või tema reisib sinuga kaasa, et kuidas te selle olete lahendanud? Sellega on huvitav, et hästi paljud discgolfarid tulevad ka tema käest küsima, no miks sina USA-sse ei lähe ja et miks üksi lased minna, aga tal on oma täiskohaga töö, tal on väga vastutusrikas töö, tal on palju tööd, et tal lihtsalt ei ole võimalik käia niimoodi. Minu jaoks on discgolf töö ja USA-s käimine töö. Et me muidugi soovime, et ta üheks reisiks äkki 2 nädalaks või niimoodi saaks selle aja, et kaasa tulla võib-olla sügise poole. Aga kui ma siin Eestis käin võistlemas, siis ta on nädalavahetuseti kaasas, Soomes tuleb järgmine kuu suur võistlus, ta tuleb sinna nädalaks kaasa. Et nii palju kui saab, nii palju ta toetab mind ja käib kaasas, aga ja kahjuks töö ei luba nii palju, kui võib-olla tahaks. Aga kas raske ei ole sellistel hetkedel, et sa oled USA-s ära pikalt, on ju, põhitugisüsteem on kuskil kaugel? See on kohati raske, sellepärast, et see 6 aastat, kui ma olen discgolfi mänginud, discgolf on alati olnud nii-öelda meie asi. Et me oleme seda alati koos teinud, me alustasime koos, me võistlesime koos, reisisime koos ja nüüd ma olen üks hetk üksi. Et see on midagi uut vaimselt, aga õnneks on internet olemas, saame helistada, suhelda, et ikkagi saab nagu sidet hoida. Oota, aga ma saan aru, et kaasa mängib ka? Ja. Aga tal ei ole vahepeal tekkinud sellist tunnet, et pruut paneb nii hästi, et nagu vist nagu kade meil või? Ma ei tea, ma ei usu, ma arvan, et ta on minu üle õnnelik. Kuigi teistel inimestel on alati see teema, et kui mina mängin paremini kui mingi mees või temast vahepeal paremini, siis kohe tullakse, no said naiselt pähe. No tegelikult see ei ole nii. Või nagu me ei mõtle seda üldse nii. Ja meie ei võta seda üldse nii, et nüüd said naiselt pähe, aga seda päris palju tullakse nii-öelda nina alla hõõruma vahest teiste mängijate poolt. Et see on nagu meeste teema alati, et see naiste käest pähe saamine, et sellest ikka räägitakse vahest. No ma ei tea, sellise naise käest oleks küll au pähe saada. Ma mõtlen ka, et kui profisportlane mulle pähe teeb, mis seal siis nagu häbeneda on? Jah, Rasmus Mägiga ei hakka väga koos jooksma, nii et pigem on jah auasi see, et ma saaks siis temaga olla ühel rajal koos. Et, ja napilt kaotada. Vahet ei ole, kas suurelt väikselt. Aga palju sa üldse Eestis võistled? Nii palju kui saan. Et nüüd, kui ma siin kuskil 6 aega olin praegu Eestis, siis iga nädalavahetus oli võistlus. Et Eestis on ka oma suured võistlused, nii-öelda Eesti mõistes suured võistlused, Eesti Discgolfi Liidu korraldatud karikasarjad. Eelmine nädalavahetus oli üks Eesti suurimaid võistluseid Latitude Festival, mis ei olnud küll nüüd võistluse mõttes nagu kõrge tasemega, et ta ei olnud tähtis, aga ta oli siuke fun. Ta oligi suve suurim festival discgolfis, kus oli kuskil 400 osavõtjad, kõik tulid ja chillisid, et see oli kindlasti mu suve kõige selline chillim nädalavahetus, kus sai lihtsalt mängida ja nautida ilusat ilma ja kõigi selle rahvaga koos olemist. Väga lahe. Täiega lahe. No tänasel hetkel on sinu põhitöö discgolf, on ju, aga räägime sinu esimesest päris töökohast. Ma arvan, et esimeseks päris töökohaks loeks ma siis seda, kus ma esimesena olin päris ametlikult palgal. See oli kuskil gümnaasiumi ajal, ma arvan, kui ma olin 11. klassis ja ma läksin sellisesse IT-firmasse tutvuste kaudu 6 ajaks ja millega ma seal tegelesin, ma katsetasin ruutereid.
ma testisin, kas need töötavad, kas wifi töötab, seal oli veel palju töötajaid, kes testisid erinevaid LCD ekraane, mis olid nagu mingid pooleldi katki ja sihuke väga huvitav töö oli, ütleme nii, et ma ei kujutaks ette ennast sellist tööd tegemas, aga seal kuu aega sellist asja katsetada oli väga lahe. Okei, ma saan aru, et see oli siis kas ettevõte, kes nagu tegi neid või nad kuidagi Nad ostsid nagu Hiinast või kuskilt kokku mingeid võib-olla kasutatud, natuke katki ja siis tuligi neid testida ja siis müüsid edasi või midagi sellist ja. Business. Jaa. Väga põnev, sellist esimest tööd pole kunagi kuulnud, tavaliselt ikka ma ei tea, et korjasin kartoleid kuskil või olin teenindaja, pesin nõusid. Aga kui sa mõtleksid, et mu ideaalne töökoht, kui me ei saa rääkida, kui me ei räägi discgolfist, et mis võiks olla see ideaalne töökoht, mida sa tahaksid omada? Kuna ma olen ülisuur loomaarmastaja, siis tegelikult ma olen väiksest peale unistanud, et ma tean, et need töökohad ei too palju sisse, aga just sellist töökohta, kus ma saaksin keskenduda täiesti loomade aitamisele ja siuke vabatahtlik töö ilmselt oleks. No tehke klubi. Et ma siis tean, kellele ma helistan järgmine kord, kui meil kampaania nägu varjupaikadesse on vaja. Jaa, Kairi aitab varjupaikade MTÜ-d. Ka vabatahtlikuna aeg-ajalt jah, et mida vaja on, nüüd lähengi just kalendrit shootima neile, et see on väga tore. Nii et siis ma võtan kontaktid, jah, väga hea. Nii, aga neid õnnetuid loomi, kelle eest hoolt kanda on kindlasti hästi palju, aga mida on palju, on kindlasti ka sul diske. Aga räägime sinu esimesest diskist. Kas sa mäletad seda? Ikka mäletan, ma arvan, esimene jääb alati meelde, see oli Innova Krite. Mitte, et see nimi teile midagi ütleks, eks ole. Aga tähtis on see, et ma sain selle oma sünnipäevaks ja oma elukaaslase käest. Et Marger kinkis mulle. Kas see on endiselt alles kuskil? Ei ole, ma jätsin selle metsa ja kahjuks keegi ei tagastanud seda mulle. Et see oli üks väga kurb päev. Ja. Kui keegi kuulab, kes on näinud selle nime ja telefoninumbriga ketast, nüüd on aeg see tagastada, sest sellel on sentimentaalne väärtus. Kas te tõesti arvate, et Keiti Tätte nimega kettad tulevad, ma arvan, need pannakse kunagi kuskil oksjonil niimoodi tuhandete eest müüki, et aga sa tead ka, kui palju sul üldse kaotsi on läinud neid, ma saan aru, et see on päris siuke nagu tavaline asi. Jaa, aga mina isiklikult väga palju ei ole ära kaotanud, et niimoodi, et ma rajal kuskile võssa viskaks ja üles ei leiaks ketast. Ma arvan, et seda on tõesti ühe korra juhtunud. Oma esimese ketta ma unustasin maha, et see ei kadunud, ma lihtsalt unustasin ta keset rada kuidagi kogemata. Ja siis teine variant, kuidas mul ketted kaovad on vette. Et USA viimasel reisil läks ka mingi 5 tükki vist. See oli mu kõige maksimum, kui palju ma olen üldse ühe aasta jooksul kaotanud. Ma ei ole kunagi nii palju korraga kaotanud. Aga Eestis ei ole nii palju veeradasid, aga USAs oli küll niimoodi, et see vesi tuli päris palju mängu. Aga see on päris äge tegelikult, kuidas see süsteem toimib, et kui sa kaotad ketta ära ja kui keegi leiab, siis sulle kohe antakse teada. Ja või et me käisime Kurnas mängimas ja siis seal on ka see mingisugune ühesõnaga mingisugune asi, kuhu pannaksegi need kaotatud kettad peale ja siis, kui sa lähed järgmine kord mängima, siis sa võid leida oma ketta sealt. Et mul see on nii äge, et ei ole sellist nagu varastamist väga, et võtan, hoian endale. See on väga tore, kui ausad inimesed leiavad, jaa, muidugi. Siuke sõbralik pande. Jaa. Väga äge. Mina tahan ikkagi praktilist küsimust küsida, kui palju üks discgolfi ketas maksab? Ma arvan, et keskmiselt siuke 17-18 eurot. Et sellest 100 eurot lihtsalt nagu vette. Jah, ma mõtlesin ise ka just selle raha peale, kui need kettad seal vees olid. Aga ma saan aru, et mõned kettad on ikkagi seal nagu 50-70 euri, et niimoodi ka on, jah? On küll kallimaid, aga ma arvan, et kui sina lähed spordipoodi, siis seal sellise hinnaga kettaid ei ole. Need, mis on need kallimad, need on mingi rariteedid, mis on eelnevalt toodetud, mida on mingi väike kogus toodetud. Et need on siuksed kollektsionääride kettad rohkem, et tavamängijal ei ole neid 50 euroseid kettaid vaja. No aga neid kettad on ka lihtsalt nii palju. Me võib-olla räägime sellest täpsemalt pärast ka, et kuidas nagu ketast valida ja mida tähele panna. Et kui ma Sportlandis käisin, siis ma olin lihtsalt niimoodi, et mulle meeldib see värv. ma tahaks värvide järgi. Ma nii palju tean, et meil on puttimine, meil on keskmaa ja meil on mingi pikk või? Ja, sa oled väga tark juba. No näe, ma ega Albertit kuulan aeg-ajalt.
aga mina olin täpselt samasugune vanasti, ma läksin Sportlandi, seal oli nii ilus on need Prodigy kettad, siuket roosat värvi ja see oli kuldne stamp või kiri peal. No ma kohe ostsin, ma isegi ei mõelnud, mis ketas see oli või kuidas see lendab, mul lihtsalt oli seda vaja. Ja siis ma saan aru, et seal on ikka erinevad mingid kaalud ja tugevused ja jäikused ja asjad, et mul ka Peika vahepeal räägib, et nagu tal on see mingi kott ja siis ta võtab sealt need välja, no proovi seda, see teeb umbes, see keerab niimoodi, see viska mingi selle nurga alt, ma ei oska visatagi, et kus sa tahad, et ma selle ja siis ta viskab ja siis see nagu läheb kuidagi keerab niimoodi, nagu teadus, noh. Ega väga lähe. Väga lähe. Kas saaks nagu siukse ketta, mis lendab ise lihtsalt, et ma ei pea nagu oskama visata? Põhiline asi, kui inimesed tulevad poodi ja ketast küsivad, on, et ma tahaks ketast, mis lendab 100 meetrit otse. Et see on üks discgolfarite nali meil omavahel ka, et sa pead nagu oskama ketast visata ka, et ta sul lendaks 100 meetrit otse. Siis ma kujutan, et me võiksimegi discgolfist rääkima jääda ja me räägime ka sellest päris pikalt, aga meie esimeste mängu järgmine küsimus on selline, mille juurde mina tahan alati väga jõuda ja mul on nii hea meel, Sandra, et sa selle siia tagasi panid. Nii. Esimene lemmikloom. See oli merisiga. Ta nimi oli Mikku ja ma sain ta tõesti lasteaias. Ma arvan, et merisiga või selline hamster on väga hea lemmikloom lapsele siukses noores eas, et tema eest on kerge hoolitseda. Ja siis nad ikka vahepeal vahetavad värvi ja... Ta oli väga tore, sest teda sai niimoodi rinna peale võtta ja paitada ja siis ta tegi siuke kuik. Et tal oli tore elu. Ja. See on päris huvitav, et kust kohas see trend üldse võis sündida, et inimesed oleks merisigu ja mul ei ole kunagi olnud, nii et ma nagu ei abla seda trendi. Vanasti olid kuidagi need, tean vähemalt seal, kus mina elasin, oli palju neid väikseid loomapoode ümber ringi. Siis ikka läksid lapsena sinna vaatama ja siis juba nägid, siis oli endal ka vaja. Et nüüd minu arust on vähem neid, või no on suured loomapoed, aga siis oli mul maja lähedal lausa siukseid väikseid lemmikloomapoode. Need olid väga populaarsed. Minul olid ämblikud ja ma panin sinna need kärbsed sisse ja toitsin neid ämblikke. Holy shit, mis lapsepõlv sul oli? Ma elasin maal, mul ei olnud hamstreid. Nii et sa oma majast püüdsid nad ja siis kodustasid keldrist, ära? Keldrist püüdsin. Väga huvitav professioon siin noorena kohe. Oota, aga praegu sa reisid nii palju, et kas sul on üldse mahti loomi hoida? On sul praegu keegi nupsik? Mul on perel kodus koer ja kass, väiksed nunnud. Ja. Aga kui sa saaksid võtta endale ühe looma, siis kes see oleks? Mis see oleks? Ma arvan, et koer on ikkagi inimese parim sõber. No nii, lähme spetsiifilisemaks. Mis tõug, nii? Mina olen, mis värvi? Kuna mul on endal kodus taks, siis ma olen taksi armastaja. Lihtsalt see nende silmad, kuidas nad vaatavad sul otse, see pilk, see on nagu mu lemmik. Ja siuksed väiksed armsad vorstikesed. See on tõesti armas nende kohta öelda. Aga me liigume meie esimeste mängu viimase küsimuse juurde. Ja ma tahaks teada, et mis oli esimene kord, kui sa tundsid, et sa oled midagi suurt saavutanud? Ma mõtlen sellega tagasi lapsepõlve ja minu jaoks väga-väga suur saavutus oli. Ma isegi kahjuks ei mäleta, kui vana ma olin. Ma arvan, et ma võisin kuskil 5-6 aastane olla. Oli see, kui ma esimest korda jalgrattaga ilma abiratasteta sain sõidetud. See oli nii suur ja võimas tunne, sest et ma harjutasin selleks ja kui see üks hetk isa mu lahti laskis ja ma lihtsalt panin üksinda edasi sirgelt. Võt see oli väga võimas tunne. See tuli väga kaugest lapsepõlvest praegu. Päris tore on niimoodi vahepeal kaevuda, et meelde tuletada neid asju, et meelde tuletada ka, et mille üle ma olen uhke olnud. Ja siis mõtled tänapäeva ja siis kuidagi, ma ei tea, me üldse ei tähista selliseid väikeseid või suuri võite. Või sa äkki tähistad? Kuidas sul on? Otseselt mitte. Super töö, hästi tehtud. No ikka oled õnnelik, aga ja ma arvan, et lapsena oli kerge väikestest asjadest rõõmu tunda. Aga kas sa kiidad ennast, kui läheb hästi? Näiteks mõni hea hole in one? Võt kahjuks ei kiida. See on ka golfi termin. Nagu discgolfi. Kas golfis ei ole või? On ju on küll. Golfis on, ma ei teadnud, discgolfis ka on. Hästi palju termineid ja sarnased. Panen kirja hole in one. Aga enne seda, kui me lähme nende erinevate diski terminite asjade juurde, siis me tahaks natuke rääkida sinu, ma ei tea, kus võib mis niimoodi öelda, elust enne discgolfi. Ja ikka. Sest sa tegelikult õppisid Maaülikoolis väga pikalt
loomaarstiks? ja täpselt nii. 6 aastat vist õpitakse seda, Ja, on ju? ja. Miks sa seda üldse õppima läksid? See tuli samamoodi sellest loomade armastusest ja sellest, et ma olin tegelikult eelnevalt üle 10 aasta ratsutamisega tegelenud, siis mul oli siuke väike mõte, et hobustega tegeleda edasi. Aga õpingute käigus ma sain aru, et hobustega tegelemiseks peaks veel minema edasi õppima, et kõik hobusarstid, kes Eestis on, nad on veel Soome ülikoolis edasi õppinud. Aga ma mõtlesin, et ma olen nii kaua juba õppinud, et mul aitab. Ja siis ma leidsin, et lehmad on ka toredad ja läksin hoopis lehmafarmi. Oota, aga kuidas see siis käib? Sa lähed kooli alguses, on mingisugused üldained ja siis sa validki looma, kellega peale sa... Sorry, ma ei tea lihtsalt mitte. Tegelikult on niimoodi, et ma õpin kõike 5 aastat. 5 aastat õpivad kõik koos ja alles viimasel aastal spetsialiseerumine siis kas väikeloomad või produktiivloomad. Ehk siis mina spetsialiseerusin produktiivloomadele ja tegelikult üllatas see mind ennastki. Et vahepeal ma mõtlesin juba, et väikeloomad, produktiivloomad, väikeloomad, et see tuli mulle ka üllatusena. Aga 5. aastal siis tegin praktikat meie maaülikooli suurloomaarstidega farmides ja mul hakkas see nii meeldima. Lihtsalt see töökeskkond oli nii palju lõbusam, kergem kui see, mis seal kliinikus tegelikult, väikeloomakliinikus toimub. Et see oli just vaimse poole pealt, ma valisin selle töö. Oota, aga mis seal üldse toimub? Milline see tööpäev seal välja nägi? Farmis? Jah. Ma tegelikult töötasin 2 erinevas farmis, Koigi ja Ristiagra farmides, et ma alustasin päeva ühes farmis, siis tulid kohe need lüpsilehmad, lüps hakkas lõppema ja lüpsi lõpus tulid haiged lehmad peale, kellel oli siis udarapõletik või mingi muu haigus. Ehk siis iga hommik ma pidin kontrollima neid haigeid lehmi, kuidas nende ravi on sujunud, kas on vaja uusi lehmi ravile panna, kas on vaja ravi muuta, et oli siuke haigete lehmade kontroll. Ja siis oli siuksed rutiinsed asjad, kui on veel keegi haigeks jäänud, tuleb grupis ringi käia. Väikeste vasikate eest tuleb iga päev hoolt kanda, tuleb neid kontrollida, kuidas neil tervis on. Nad on nagu väiksed lapsed, nad olid mul väga-väga lemmikud. See vasikates käimine oli mul nagu iga kord päeva selline lemmiktegevus. Ma saan aru, et seal selles õppekavale pääsemiseks on tegelikult päris suur konkurents, et inimesed tahavad seda õppida. Kas nagu tööd on ka selles valdkonnas? Jaa, on. Eriti just suurloomaarstidele kindlasti on väga palju tööd, sellepärast et enamus läheb väikelooma õppima. Suurloomaarstiks lähevad vähem inimesi, et farmid pigem otsivad tööd, aga minu puhul mul oli kahju sellest, et mul kodu lähedal ei pakutud tööd. Et mina sõitsin iga päev 70 minutit tööle ja õhtul tagasi. Et ma käisin siis Tartust tulles Imaverest veel edasi natukene tööle. Et päris pikk sõit oli. See on päris suur motivatsioon, et hakata professionaalseks discgolfariks, et inspireerib küll, jah? Kuidagi, kui ma igapäevaselt seda teed sõitsin, siis see ei tundunud nii hull, sest see sai rutiiniks. Aga nüüd, kui ma vahepeal ükskord käisin seal külas suve jooksul, siis ma vaatasin küll, issand, kui pikk tee, kuidas ma suutsin iga päev seda sõita. Aga kui raske või kerge see töö on? See on suht rutiinne, ma ütleks, et alguses ma olin hästi-hästi põdesin. Minu jaoks oli hästi palju uusi olukordi ja ma mõtlesin, kuidas ma hakkama saan. Aga tegelikult sain ilusti kõigega hakkama. Mul oli inimesi, kellele toetuda, kellele helistada, kui mul mingi uus olukord oli, millega ma ei osanud hakkama saada. Ja lõpuks ma ütleks, et see oli kerge. Ja, lõpuks sai see kergeks. Aga sealt töölt ära tulemine ja discgolfi karjääriga alustamine, kas see oli lihtne või raske? See oli natukene vaimselt raske, sellepärast, et ma olin kõigiga seal. Sa suhtled nende inimestega igapäevaselt, nad saavad sul nagu natukene perekonnaks, sest et te olete nii ninapidi koos igapäevaselt ja kõik inimesed mõlemas farmis olid väga toredad. Et mul oli kõigiga väga hea klapp, et sellepärast oli natukene kahju juba neile seda öelda, et ma nüüd lähen ära, et nemad olid ka kindlasti kurvad. Aga nad ootavad mind alati külla ja ma olen juba külas ka käinud neil. Aga sisemiselt, sa tundsid, et see on midagi, et see on õige otsus? Ja sisemiselt ma olin väga rõõmus ja ma ei kahelnud selles otsuses kordagi, et mulle see pakkumine ja otsus tegelikult tulid väga ootamatult. Aga ainuke asi, millele ma mõtlesin, oli see, et arutleda see oma elukaaslasega läbi ja rohkem mul ei olnud mitte mingeid mõtteid ei öelda. Aga täna, kui sa tagasi mõtled, kas sa oled ikka rahul selle otsusega? Jaa, väga rahul. Võt, kui kiire oli. See oli väga kiire vastus, jah. Ja see on mu unistuste töö praegu samamoodi.
Jah. oota, kas sa ütlesid, et see tuli sulle üllatusena, kuidas see üldse sinuni jõudis? No ütleme nii, et meil on Eestis tegelikult praegu 3 põhimõtteliselt 3 sellist, kes on päriselt palgal ja elukutselised discgolfarid selle Latitude 64 tiimis, kus minagi olen. Ja minu mõte oli see, et neil on juba Kristin Tatar siis, kes on üks maailma parimaid discgolfareid, eks ole. Neil on tiimis see naine juba olemas, et miks sa peaksid Eestist veel ühte naist endale tiimi tahtma. Ja samamoodi Kristi selleks, et tema selle lepingu sai, ta käis USAs võistlemas, ta näitas ennast. Mina käisin Euroopa meistrivõistlustel Tšehhis, jäin seal 4. Siis ma sain Eesti meistrivõistlustel 1. koha. Ja siis koos oma selle nii-öelda Eesti poolse esindajaga, kes mul Eesti poolt aitas neid asju ajada Silveriga, temaga me rääkisime sellest, siis tuli Latitude'i poolt huvi ja ütleme nii, et see tuli nende poolt nagu sellise eksperimendina. Et neil ei saa olla minu kohta suuri ootuseid, sest nad ei tea, kuidas mul USAs läheb, ma ei ole seal kunagi käinud, mul ei ole kogemusi, et mina olen nende jaoks nagu eksperiment, et anname sellele tüdrukule võimalusi ja vaatame, mis saab. Ja mina lähen lihtsalt all in ja annan endast parima. Et niimoodi see tuligi. Ja kuidas see läheb siis praegu? No ma arvan, et läheb hästi, et ma ei ole veel väga suuri tegusid teinud USAs nii-öelda, aga ütleme nii, et seal on konkurents ikka väga palju suurem. Eestis, kui mul on kehv nädalavahetus ja ma ei võistle enda tasemel, ma tavaliselt lõpetan ikka poodiumil. Aga seal, kui sul on kehv nädalavahetus, siis sa oled seal allpool poolt. Et seal on ja teistmoodi asjad ja tase on palju kõvem. Aga ma tean ja ma tunnen, et ma olen võimeline seal top 10 mängima. Aga kus see nii-öelda kehv nädalavahetus tuleb või millest see tuleb ja kuidas sa oled mõelnud, et sellest mööda pääseda? Mul on tunne, et lihtsalt praegu hooaja alguses ja üleüldse USAs, et see kõik on nii uus minu jaoks, et võib-olla mul on pea lihtsalt liiga laiali otsas ja liiga palju mõtteid peas, et rohkem keskendumist ja rohkem nii-öelda kohalolekut täpselt selles mängus sees. Ja mul on tunne, et praegu vähemalt viimastel võistlustel Eestis olles ma olen rahul olnud oma mänguga ja mul on tunne, et nüüd hakkab tulema vaikselt. Ma tulen korra tagasi selle tiimi juurde. Hetkel on Eestist seal 2 naist, eks ole, sina, Kristin ja Albert on ju ka selles tiimis, eks ole? Ja Kristini elukaaslane Silver. Selge. Ja. Kui palju selles tiimis üldse inimesi on üle maailma? Wow. Vot ma täpselt ei teagi. Ma arvan, et sellel tasemel, kus meie oleme, on kuskil 10 inimest, maksimum 15, aga seal on erinevad tasemed, neil on nagu siuksed amatöörid, või no mitte päris amatöörid, aga siuksed tasemed, kes lihtsalt promovad, saavad lihtsalt tasuta staffi võib-olla ja selle eest siis on seal tiimis ja kelle eesmärk on rohkem nii-öelda siis võib-olla tutvustavaid videosi ketastest teha ja neid kettaid just promoda, kui siis see, et tulemuste peale võistlustel mängida. Aga kas teil on seal kuidagi, sul on, ma ei tea, kas sa võid rääkida nendest asjadest, sa võidki öelda, et sorry, et ma ei tohi, on ju, et sul on nagu fiks palk, kas seal on ka mingi tulemustasu siis või? Mul on fikseeritud kuupalk ja kui mängida väga headele tulemustele, siis on ka tulemustasud ja. Appi kui põnev. See on nii äge, mulle nii meeldib nagu. See on tõesti väga vau, sest et ma ei tea, kas ma ei ole nagu täheldanud, et oleks väga palju teisi brände, kes niimoodi teeks. Ei no sul on ikka, Red Bullil on ka ju oma sport, nagu selles mõttes, et ikka on neid, aga naljalt ütleme, et meil Eestis siin nii-öelda suurte brändide alla niimoodi ikka tööle ei saa, et palgale täitsa. Jah, naljaks mõelda, et tööl. Lähed metsa diskimäng, ma olen tööle. väga põnev. Kuidas sul on, kas sa ise tunned, et sa oled pigem töökas või sa oled pigem andekas? Ma arvan, et mul on antud looduse poolt ikkagi selline keha ja mingid võimed, mis aitavad mind discgolfis, aga selleks, et discgolfis tippu jõuda, peab olema väga töökas. Ja, et ainult andekusest ei piisa. Trenni on vaja kõvasti teha. Oota nii, milline see keha olema peab nüüd discgolfaril selle jaoks, et see oleks optimaalne? No nüüd me jõuame sinna, et tegelikult öeldakse, et discgolfi võib mängida iga kehaehitusega, sellepärast, et kui me vaatame maailma professionaale, siis seal tipus on ka selliseid natukene kogukamaid inimesi, võib-olla kes ei ole nii-öelda fit või nii-öelda, eks ole. Aga ma tunnen, et mu keha on lihtsalt, ma ütleks, siuke pikk, sihvakas liikuv ja mina usun, et see annab mulle juurde.
kas mingi käte ja jalgade pikkused, see on ka oluline? mina arvan, et pikemad käed annavad juurde ja. No, sest et see tõmme siit tuleb ju pikem ja ma usun, et see on nii naljakas. Ma vaatasin just mingit Kossu filmis, nad mõõtsid seal nagu käte ulatust ja mingi peopesa suurust. Ma nagu, mis asja? Et teil siukseid mõõtmisi ei ole enne mängu. Et sul on nagu sportlase statistika. Käte ulatus 1,80 m. Kas sa tegutsed üksi või sul on ka keegi, kes sind abistab? Mõtleme näiteks, ma küsin treeneri kohta praegu. Või manageri kohta. Jah, võib ka ma seda. Treenerit mul ei ole, ma olen ise küsinud mitmete heade mängijate või siis nii-öelda tarkade inimeste käest nõu, kui mul on mingi probleem, aga otsest treenerit mul ei ole. Aga minu elukaaslane näiteks, teda võin täitsa pooleldi manažeriks nimetada, et tema on mulle just sponsorite näol hästi palju abiks olnud ja ütleme nii, et enamus sponsoreid, kes on mul lisaks siis minu enda tööandjale, on läbi tema tulnud. Et aitab mind hästi palju asjade ajamisega just. Aga kelle pead sa õpid või kes sind on, lisaks teistele mängijatele, kas on nüüd sellised treenerid, keda saaks palgata endale, kes tegelebki ainult treenimisega? Jaa, discgolfis on küll meil treenereid. Meil tegelikult Eesti Discgolfi Liit just praegu tegeleb sellega, et saada abitreeneri kutset discgolfaritele, mida meil praegu kahjuks ei ole. Et me küll nimetame neid treeneriteks ja nad on, aga nad ei ole ametlikult. Et just tegelikult tegeletakse sellega, et jõuda sinna, et meil päriselt oleks Eestis discgolfi treenerid. Minu arust see on väga lahe. Aga mis sa ise tunned, millest sul hetkel jääb puudu selleks, et olla maailma number 1? Natukene oskused ja hästi palju kogemused. Et ma ei ole lihtsalt, ma arvan, valmis praegu vaimselt olema top 1. See, kui ma oleksin seal kuskil maailma meistrivõistlustel, mul oleks näiteks esimesed ringid väga head olnud ja ma oleks finaalringis esimesel positsioonil. Ma lihtsalt põleksin vaimselt läbi, sest et ma ei ole seda varem kogenud. Ma lihtsalt arvan ja, et ma ei ole selleks lihtsalt vaimselt valmis, et kogemusi on rohkem vaja. Aga mis need füüsilised asjad on, mida sa peaksid arendama? Kindlasti drive'i pikkus saab arendada, et ma tean hetkel ka... Nii, tõlgime, drive'i pikkus. Vabandust, viskepikkus, ehk siis selle maksimum viskepikkus, seda saaks alati pikemaks treenida. Palju sul on praegu? Kui ma väga pingutan, siis ta on 110 meetrit. Kui ma tahan täpselt visata ja teada, mis mu ketas teeb, siis kuskil 100 meetrit. Aga seda saaks alati pikemaks ja ma tean ka praegu, mis on minu vead. Aga nende vigadega tuleb tegeleda nii-öelda off-seasonil ehk siis sügis-talvehooajal. Et keset nii-öelda võistlushooaega midagi tehniliselt muutma hakata on väga-väga keeruline. Aga kus sa tead, mida sa muutma pead ja mida sa tegema? Et kus sul see know-how tuleb, kui sul treenerit ei ole? Sest et ma olen hästi palju ise videosi vaatanud. YouTube on väga hea koht, kus on nagu kõik välja toodud, et ma jälgin reaalselt filmin ennast, siis ma panen selle video aegluupi, siis ma näen kõik vead ära. Et kõige suurem viga on mul ajastusega. Lihtsalt see väike nõks ajastuses võib muuta distantsi väga palju. Et just see, et su keha, käsi, puusad, jalad, kõik teeks õigeaegselt koostööd. Okay, see on ulme tegelikult. See tundub jube lihtne. Ma lihtsalt lähen metsa, viskan ketast. See ei käi nii või? Okei. Et tegelikult on väga-väga palju väikseid detaile, mida jälgida. Nüüd ma saan aru, miks ma korvi ei saa. Kas see on jah, korvi? Ja. Mis asi see olema peaks siis? Ei, ma juba hakkasin protestima siin, et kas sul on, mis sul kõige parem vise on? Eestkäsi, tagantkäsi? Ma olen tugev tagantkäviskes. Ja. Kuidas sa selle endal tugevaks said? Ma arvan, et see on lihtsalt see, millega ma alustasin ja millele ma keskendusin, mis tundus minu kehale esialgu loomulikum. Ja mul on tunne, et tegelikult kui võrrelda neid kahte viset omavahel, siis tagantkäeviskest on just kehast ja sellest, et sa taha pöörad, siit sa saad nii palju rohkem jõudu ja eestkäega sa viskad, siis peab olema see käejõud suurem. Et jah, tagakäes on rohkem kogu keha kasutamine ja sellepärast ma arvangi, et sellega on nagu kergem mul distantsi saada. Kui kaua sa päriselt harjutasid ja trenni tegid selleks, et sa ühel hetkel ütlesid, okei, nüüd on päris hea? Hea küsimus. Tegelikult kui me alustasime ja kooli ajal, siis kui me veel tööle ei käinud, me käisime iga päev mängimas.
me lihtsalt käisime iga päev mängimas. Midagi väga erakordset pidi juhtuma, kui me ei läinud, võib-olla mingi täiesti suur padukas või kellegi sugulase sünnipäev, et täna ei ole aega minna, aga muidu tõesti iga päev peale kooli oli see, et nüüd on rajale minek ja me mõlemad ise tahtsime ja siis olid sõbrad, kes tahtsid ja lihtsalt alati käisime, nii et ma arvan, et lihtsalt see konstantne läbimängimine. Kas sõbrad on ka nüüd mingi, jah, mina olengi tema edu valem, sellepärast, et ma tahtsin mängimas käia metsas? Ma ei usu seda. No võtke ikka natuke kreditit ka siin. Aga kui sa mõtled tagasi, siis mis olid kõige suuremad vead, mida sa tegid seda sporti alustades, mida sa võib-olla praegu äkki väldiksid? Vot ma ei oskagi midagi sellist välja tuua praegu, aga ma tooks veel treeneri kohalt siis võib-olla selle asja välja, et tegelikult kui ma olin aasta aega mänginud, siis pöördus minu poole üks diskgolfar. Kristo oli tema nimi ja Kristo oli Tartust pärit ja ta ütles mulle, et mulle tundub, et sul on hea käekiirus ja et sust võiks nagu head asja saada, et kas sa tahad, teeme koos mõned trennid. Ja see lõppes siis sellega, et me täitsa aasta aega koos tegime taga trenni. Tema juhendas mind, mina tema juhendamisel ja tõesti tuli distantsi juurde ja ta aitas väga palju. Et ma arvan, et ma sain ikkagi suht nii-öelda alguses juba midagi teoreetiliselt nagu mingid näpunäiteid kätte, mis aitasid mind. No, sa ütlesid, et elukaaslane ei tohi õpetama tulla, siis kui discgolfi mängima minnakse, et anname siis äkki siin kohe 3 sükest baasõpetusasja, mida nad siis nüüd saavad podcastist tarbida ja siis minna rajal rakendama. Algaja läheb rajale 3 asja, mida ta peaks mõtlema selle jaoks, et päriselt heaks saada. Vot seda on niimoodi väga-väga keeruline öelda. Põhiline asi, mida mina alustajale ütlen, on see, et lihtsalt have fun ja see on peamine. Et sa ei läheks seal vetsa vahel närvi, kui sul see ketas ei lenda sinna, kuhu sa tahad, sellepärast, et sa ei peagi kohe oskama, see tuleb ajaga. Võimatu. No kui see ikka 10. korda lendab sul juba metsa, siis on küll nii, et võta seda kui jalutuskäiku, sa saad samme koguda. Ja ma harjutan. Ja, et see peaks olema siuke lõbus aja viitmise 5 sõpradega alustajale kindlasti. Nii, lähen, mul on fun. Kas ma pigem peaksin alguses minema, nimelt ma panen täie auruga, nagu nii tugevalt, kui torust tuleb, või pigem rahulikult? Kusjuures sellega on niimoodi, et ma ütlen rahulikult ja ma kohe põhjendan selle ära ka, et kui ma räägin endast, siis vahest, kui ma lähen niimoodi, et ma mõtlen, et ma nüüd panen väga kõva viske, lähen rapsin seal ja siis teine hetk, kui ma mõtlen, ma tahan võib-olla rohkem täpne olla, ma lähen rahulikumalt, siis see rahulikumalt vise lendab isegi kaugemale, sellepärast, et ma võtsin nii-öelda aja maha, mul nii-öelda ajastus läks paremini paika ja tehnika oli puhtam, kui ma ei läinud sinna rapsima. Nii et rahulikult. Ja mida ma nüüd siis sihin nagu, et kas ma peaksin lähenema niimoodi, et ma tahan kohe saada sinna korvi või ma peaksingi mõtlema nagu samm-sammult, et okei, esimese viske ma teen sinna, siis ma teen sinna ja siis ma saan korvi. Ja korv on siis ikkagi lõpuks. Aha, et ma ikkagi mõtlen samm-sammult, jah? Jaa. Ei, mis asja, ei lähegi kohe huulimoni. No väga lahe läks. No mina tavaliselt mõtlen nagu lihtsalt viska nii sinna korvi lähedale, kui saab, vaata. Need hole-in-one'id tulevad siis, kui sa ei mõtle sellele. Need tulevad nagu, nüüd juhtus. Mitte et see, et sa mõtlesid, et ma nüüd lähen korvi viskama, et see tavaliselt siuke üllatusmoment ikkagi, kui sa ei ole sellega arvestanud. Aga mida sa enne viset mõtled? Ma võtan mingi kindla sihtpunkti. Et kui ma seisan seal tiialal ehk siis sellel viskealustusalal, siis ma alati võtan kas või metsa vahel või kui me oleme avatud platsil, ma üritan leida kuskil kaugustes mingi puu või põõsa, et alati midagi sihtida. Et niimoodi niisama lampi ei lähe kuskile tõmbama. Okei, mul on nipid olemas. Nüüd pajata kõige olulisem. Milline Eesti rada on kõige parem, kuhu mängima minna? Ma ütleks, et mul on 2 lemmikut. Avatud rada on Elvas siis Sportlab Prodigy Elva discgolfipark, aga sinna alustajal ei soovita kohe minna. See on väga tore rada, see on väga hästi hooldatud rada, väga huvitav rada, aga seal on väga pikad visked. Et alustajal, kui sul ei ole väga pikka viset, siis lihtsalt võib see mängu lõbu seal ära kaduda. Saadki rohkem harjutada? No seda küll. Aga lõpuks võib käsi väga väsinud olla, sest viskeid tuleb väga-väga palju. Ja teine on siis Jõulumäe, mis on Pärnumaal. Jõulumäel on metsa vahel mitu erinevat rada, et seda ma soovitan ka alustajatele, et seal on 3 erineva raskusastmega rada, et seal on ka täiesti alustajate rada, mis on nagu väga tore metsa vahel mängida. Nii, kus seal topis asetseb Kõrvemaa?
Vot Kõrvemaa oleks see kolmas koht Kolmas, siis. väga Ja hea. Kõrvemaa on ka, et Jõulumäe Kõrvemaa on need 2 mu lemmikmetsarada. Aga Kõrvemaale ma lihtsalt kahjuks ei olegi nüüd vähemalt aasta aega sattunud. no meil siin Tallinnast, vaata see lähemal. Jaa, aga seal tuleb see aasta üks väga suur võistlus, Estonian Open, et sinna on mul plaanis minna ja seal saab väga tore olema. mina tahaks minna, ma lähen varsti Lõuna-Eestisse koju. Ma tahaks, kas Võru lähedal on ka mõni hea rada? Jaa, täitsa Võrus sees on. Võru Rada. linnas sees või? Jaa, see Kubi ja discgolfi park on selle nimi. Jaa, ta võib-olla on korraks linnast välja sõita, ta on haigla kõrval täpselt. ja, Mul on tunne, et sa hakkad siin konkurentsi Jaa, pakkuma. et see selline tore metsarada. konkurentsi kindlasti mõtte. Et lähed lihvid siin skille, võtad triatlonist aja maha ja Võib-olla nagu ketaste kaotamises ma võin sulle konkurentsi pakkuda, see ma võin isegi võita. mitu läinud on? Hetkel ei ole veel ühtegi, sellepärast et ma pole väga mänginud. Aga kusjuures tegelikult on see, et alustajad kaotavad palju rohkem kettaid, kuigi nende viskepikkus on lühem, mis minu jaoks oleks loogiline, et kui sa viskad lühema maaga selle ketta, et sa leiad kergemini ülesse, aga alustajatel on tihtipeale siuke komme, et läheb mets ära, sa pöörad juba pilgu ära poole viske pealt. Aga tegelikult nagu mina jätan täpselt mingi puu järgi meelde, et nii täpselt selle puu taha sinna niimoodi, selle sambliku taha läks. Et hästi täpselt tuleb vahest detailide järgi meelde jätta. see on omaette skill. Ma olen ikka mingi 30 minutit rahulikult seal metsa vahel kõndinud, nagu ringiratas selle ketta ümber lihtsalt. Jumala eest ei märka. Väga hea. Ja siis vahest aitab see, et lähed tagasi sinna eelmisesse viskekohta ja siis visualiseerid seda viset, et kus ta lendas ja siis lähed uuesti otsima. Smart. Ja. Ma tahaks natuke ikkagi uurida selle sinu tippsportlase elu kohta. Et see Latitude'i tiim, mida see sinu jaoks päriselt tähendab? Üks asi on see, et sa saad sealt palka, aga mida nad sulle veel pakuvad sportlasena? Nemad pakuvadki mulle palka ja varustust ja mina omalt poolt vastu, siis tegelikult meil on diil, et tähtis ongi see, et ma käiksin ennast USAs näitamas ja USAs võistlemas, et kahjuks see Eesti ja Euroopa praegu veel discgolfi mõistes ei ole nii arenenud see discgolf siin, et sponsoritel on tähtis, et käia Ameerikas. Ja mul on täiesti välja toodud isegi kindel võistluste arv, kui palju ma pean seal hooaja jooksul USAs kaasa tegema. Et ja. Aga kas nad kompenseerivad kuidagi su reisid või sa pead selle kõik ise maksma? Selle peab kõik ise maksma ja nemad maksavad lihtsalt palka. Ja siis ise klapitad, et kuhu hotelli ja. Kas hommikusöögi jätad vahele või sööd nuudleid või? Okei, no üks tingimus on see, et sa pead võistlustel osalema, aga kas ja kui oluline nende jaoks on see, et sa oleksid sotsiaalmeedias aktiivne? Meil ei ole otseselt mingeid punkte minu arust kirja pandud, aga nende jaoks on see tähtis. Ja ma tean, mul ei pea seda lepingus olema, ma saan ise aru tegelikult, mida ma tegema pean. Et mida sa tegema pead? Aeg-ajalt mingid uute ketaste tutvustused, kui tulevad välja, sest tiimimängijad on just need, kes saavad neid kettaid siis laiemalt ka maailmale tutvustada, kuidas nad lendavad täpselt, soovitada kellele, kuidas, siis treeningutest postitused, võistlustest, võistlustulemustest, et tegelikult peaks peale igat võistlust tegema ka postituse. Vahet pole, kas ma võidan või ei võida, läheb halvasti, et iga kord peaks selle tagasiside andma just nendest võistlustest. Aga kas see on lepingus kirjas või see on lihtsalt see midagi, mida sa ise tunned, et sa tahad teha? Ma arvan, et lepingus on see tähtis, et kui sa poodiumile tuled, et sa siis kindlasti teeksid postituse. Aga see on nagu siuke kirjutamata asi, et tegelikult peaks kogu aeg tegema ja andma tagasisida, sest sul on fännid, kõik ootavad, kõik tahavad teada, isegi kui läheb halvasti, kõik tahavad ju ikka teada, mis juhtus, et sellest võiks ka kirjutada ja. Kas sa naudid selle tegemist? Jaa, mul võtab alati postituste tegemine ülikaua aega, see on nagu, see võiks tunduda lihtne, võtta see Instagram lahti, pane paar nagu lauset kirja, aga ma mõtlen ja mõtlen, kuidas seda sõnastada, kuidas täpsemalt öelda, see võtab mega kaua aega. Kas see perfektsionism on ainult selle postituse tegemise juures või see on midagi, mis sind kannab üldiselt ka elus? Oi, ma arvan, see on minuga seotud, ja. Aga kui strateegiliselt sa lähened üldse oma sotsmeediale, kas sa pigem vaatad, kuidas läheb või sul on mingi kuuplaan ja mingid eesmärgid? No mul võiks USAs, ma üritan jälgida seda, et mul oleks siuke eesvärk, et nädalas kuskil 3 postitust,
et võiks olla üks postitus enne võistlusi, kus sa annad teada, et nüüd see nädalavahetus ma võistlen nendel võistlustel, näiteks see kellaaeg on aeg, nii-öelda võistlusele mineku aeg siis ja näiteks, et siit saab võistlustulemusi jälgida, mingit linki jagada, siis võiks olla üks postitus, mida ma väga ei ole jõudnud teha sellest nii-öelda elust seal USA-s, vabast ajast ja siis see võistluste järgne postitus. Et see võiks olla minu ja iganädalane plaan just välismaal olles. No ikka väga hästi läbi mõelda. Ma kujutan ette, et sponsoritele see meeldib väga, et sa mainisid, et sulle elukaaslane on sulle peamiselt sponsorid saanud, et mis need üksed nipid või trikid on, kuidas üldse saada sportlasena endale sponsoreid? Oskad sa midagi välja tuua? Alati ei ole see, et mina nagu ainult küsin ja nõuan kõike. Et tuleb ka enda poolt midagi vastu pakkuda, näidata, et sa oled huvitatud, et mina olen enda kõikidele sponsoritele, kes mul see aasta on olnud, olen välja pakkunud suvel näiteks firmale koolitust teha või teha üks, kui ei saa suvepäevadel nagu aega sättida kokku, siis teha üks tore õhtu, lähme kõik koos diski mängima, ma räägin mingid põhitõed ära ja saame nagu koos ühe toreda õhtu veeta. Aga mul on ka väga palju sponsoreid, kes on nii-öelda lihtsalt heast tahtest. Et ma ei saa, mul ei ole lihtsalt mingitele firmadele midagi vastu väga pakkuda, aga nad on lihtsalt toredad ja toetavad sporti. Kas sa teed selliseid erakeigasid ka? Et käid tegemas? Eratrenne mõtled? Jah. Okei, võib-olla ma helistan sulle. See kõlab nagu Sportlandi projekt mingisugune, mul on tunne. Mulle sobib see. Ei päriselt ka. Kusjuures akadeemia grupis, mis asja muidugi. Teil on vaja harjutusi ja siis te teete ja siis väljakutse ja just. Oi, aga mina teeksin seda väga hea meelega. See on nii äge sport. Kaua sa meil Eestis oled? Ja, me saame sellest pärast rääkida ja mõelda, eks ole. Tavai, super. Tavai. Aga me natuke rääkisime juba radadest Eestis, mis on sinu lemmikud. Sa oled suvel ikkagi päris palju ka välismaal ja just USAs, et sa käid võistlemas ja treenimas seal. Ja. Kui sa võrdled Eestit ja Ameerikat, siis mis on need vahed? Mis on näiteks USA plussid ja mis on Eesti plussid? Vot USAs on niimoodi radadega, et põhimõtteliselt peaaegu kunagi ei ole niimoodi, et naised ja mehed mängivad sama rada. Eestis on alati nii, aga USAs on tehtud siis meestele rajad pikemaks ja naistele rajad lühemaks. Et natukene on selles mõttes kergem, et kergem on nii-öelda neid inglise keeles birdisi ehk siis neid te ei tea, mis birdi on? Ei tea, sa saad kohe meile seda selgitada. Ehk siis par on see raja kurvi väärtus, millega siis eeldatavasti võiks mängija selle raja lõpetada. Näiteks 3 viset, 3 viskega võiks saada korvi. Ja kui ma saan selle 2 viskega korvi, siis see on nagu väga hästi, siis see läheb juba skoori sellele ruudukesele läheb ka nagu rohelisena kirja, et see on nagu hea saavutus. Et ma ütleks, et neid viskeid on USAs tihtipeale kergem saada, et Eestis on osad rajad ikka väga-väga pikad, kus naised saavadki ainult neid nii-öelda parre ehk siis tavalisi korvi väärtuseid, aga mitte seda natukene paremat skoori. Kas see natuke parem skoor on siis see birdie või? Jaa, täpselt. Okay. Kui sa teed ühe võrra väiksema viskega, kui see parri väärtus on, jah. Aga kui ma teen siis on olnud Jaa, täpselt. Aga Eestis treenides on ikkagi võimalus ennast maailma tasemele treenida. Jaa, muidugi, et meil on nagu väga-väga head rajad Eestis, aga kui rääkida Eestis treenimisest, siis kahjuks on väga-väga suur miinus see, et meie sügis-talvehooaeg on nii külm ja lumine, et teised seal USAs saavad terve oma nii-öelda off-season aja loopida kettaid, teha trenni, kõike, aga mina ei lähe -10-20 välja platsile lume sisse kettaid loopima. Esiteks see lõhub juba sõrmed ära, kui sa külmunud sõrmedega lähed kettaid viskama. Jah, ma saan rajal käia ja rajal käimine ongi niimoodi, ma teen ühe viske ära, panen käpiku tagasi kätte, siis kõnnin oma ketta juurde ja siis alles viskan uuesti. Et sellist asja võimalik teha, aga sellist asja ma lähen platsile ja reaalselt viskan järjest, seda ei saa kahjuks teha. Et terve talvehooaja mina keskendusin jõusaalis käimisele ja sisesaalis siis selle puti ehk lähedalt korvi viskamise tegemisele. Aga soojamaalaagrid? Jah, ma arvan, et tervel hooajal läheb nii palju raha, et
võiks mingi aeg kodus ka olla ja seda natuke koguda. väga mõistlik. Või siis lihtsalt sponsoreid juurde vaja, et noh, et kui keegi otsib sinna. jah, why not? Jah. Mul on üks küsimus veel sellest valdkonnast, et kui sa mõtled, et kogu oma karjääri peale ja ma mõtlen seda just discgolfi kontekstis, siis mis on kõige parem soovitus, mis sulle kunagi antud on? Ma arvan, et kõige parem soovitus oligi Silver Leetva poolt, kes ütles mulle, et nüüd on see võimalus ja mine all in'i. Ja sellepärast ma olengi praegu siin, et kindlasti mul oli, tema on nagu olnud see inimene, kes on mind peaaegu algusest peale toetanud discgolfis. Ta oli siis eelnevalt minu sponsor nii-öelda Eesti mõistes lihtsalt Ketaste näol ja tema oli siis see, kes aitas mul seda lõplikku otsust kätte saada juba ja ellu viia. See on ikka hästi oluline, et on ümber sellised inimesed, kes nagu pushivad ja tema on selline inimene, et kui mul on millegiga küsimusi, probleeme, ma saan alati kirjutada ja sealt tulevad alati väga targad vastused. Ta on mingi legend, ta on ikka väga Eesti legend. Oota, miks ta meil ei ole siin käinud, ma ei saa aru. Sander, pane kirja. Ja. Silver, I'm coming for you. Tal on kindlasti väga palju rääkida, nii et. Davai. No tõmbame siis siinkohal kinda discgolfile võib-olla kriipsu alla, et pärast räägime siis Silveriga, aga sa mainisid enne seda, et teinekord ongi see mäng hästi vaimne, et kui on halb nädalavahetus, siis lihtsalt ei viska. Kuidas sa treenid oma vaimset tugevust? Ja kas üldse? Vot eelnevalt ma ei ole sellele väga palju keskendunud, aga nüüd ütleme nii, et sellel hooajal on tulnud probleeme sellega, kui ma ei ole olnud sellistes olukordades, et mul oleks just nii palju pingeid peal, aga nüüd on olnud olukordi, kus mul on väga pingelised olukorrad ja ma ei ole nendega hakkama saanud. Ehk siis tegelikult pärast ühte Soome võistlust ma läksin täitsa ühe inimesega rääkima, kes tegeleb mental coaching uga siis ja ta on ise ka discgolfar, et oli nagu siuke natukene ära, ma teadsin teda, mul oli taga mugav rääkida ja ma loodan, et ma sain talt abi. Ja ma tegelen sellega. Kas sa mäletad, mis sul juhtus, kui tekkis see plokk või et kas see, mis see olukord see oli? Ma usun, et sellest on paljudel inimestel abi, et kui nad seda kuulevad, et... Ma olin Soome võistlustel siin paar nädalat tagasi, suur Soome Pro-tuur oli. Ja mul oli finaalring ja ma isegi ei mõelnud väga pingeliselt, ma olin tol hetkel teist positsiooni jagamas kuskil seal, esimene oli juba väga eest läinud, aga teist positsiooni jagamas siis hetkel valitseva Euroopa meistriga ja juhtus niimoodi, et minu seltskonnas üks tüdruk hakkas puhtalt korvist mööda nii-öelda viskama lähedalt ja minul on ka seda varem juhtunud ja minu aju mõtles kohe appi, äkki mul juhtub ka nii. Ma ei tohiks selliseid asju mõelda, aga see lihtsalt tekkis mõte. Ja siis ma läksin keset ringi, ma olin enne seda ilusti korvi visanud, nagu esimesed 9 korvi. Ja siis viimased 9 korvi, või see ühe korra viskasin mööda ja sellest aitas selleks, et mu käsi ei saanud aru enam, mida ma teen. Ma ei saanud 5 meetri pealt korvile pihta. Ma saan aru, juhtub, et 5 pealt viskad mööda, aga siis juhtub see niimoodi, et sa viskad kettidesse, alarauda, ülarauda, aga ma reaalselt ei saanud korvile pihta enam. Ja proovisin, lõpuks lihtsalt viskasin korvi alla ja tõstis sisse, siis ma nägin, et see ei vii mitte kuskile. Ja see peaks olema nii masinlik liigutus tegelikult, et see on nii kehas sees. Ja tol hetkel ma ei saanudki aru, mis juhtus. Kas sa pärast selle coachiga rääkimist said aru, mis juhtus? Põhimõtteliselt küll, jaa. Kas sa tahad sellest rääkida? No see on lihtsalt kõik ikkagi endal peas kinni ja tuleb ennast rohkem usaldada ja peale seda ma muutsin isegi enda tehnikat tegelikult natuke, sest mu tehnika oli natukene soosiv, et kui sa oled natukene rutakas, siis see võib juhtuda ja nüüd ma muutsin oma tehnikat nii palju, et see protsent, et selline asi juhtub, oleks väiksem. Aga kas sa ei ole mõelnud, et võikski nagu järjepidevalt coachiga koostööd teha, sest ma saan aru ikkagi, et maailma tippud, neil on alati mingid mental coachid ka, sellepärast see on ikkagi nii väikesed vahed on nagu seal tipupoodiumil, et iga slight advantage on nagu kasuks. Kas sa ei ole mõelnud, et võtta mingi püsiv koostöö kellegagi niimoodi? Jaa, kindlasti. Et meil oligi üks seanss nüüd
ja me rääkisime, et me võime tulevikus ka seda jätkata, et natukene laseme nii-öelda aega seedida, et ta tegelikult ei keskendunud ainult mitte ühele sellele probleemile, vaid üleüldse kõigele USA-s olekule, et me rääkisime kõik asjad läbi ja ta andis mulle nagu nõu edaspidiseks. Nüüd tuleb seda nõu kasutada ja siis me saame uuesti omavahel kokku saada. Ja. Nii äge, et sa teed siukseid asju. Minu arust kõik nagu kõik, kes tahavad maailmas olla tipud, peaksid seda rakendama nagu. Ja mul on tunne, et mul oligi seda ühte tõuget vaja, et ma tema juurde läheksin. Muidu ma olin kogu aeg peas mõelnud, et peaks, aga kuidagi ei teinud seda ära kunagi. Aga lisaks sellele mental coach'ile, kas on mingeid asju, mis sind nagu igapäevaselt nii-öelda tasakaalus hoiavad, mida sa teed? Mõned inimesed mediteerivad, mõned inimesed loevad, mõned käivad lihtsalt looduses. Kas sul on mingid siuksed pidepunkte, mis hoiavad tasakaalu? Mina midagi sellist erilist ei tee. Ei ole, jah. Lihtsalt kui ma tunnen, et mul on rasked hetked, siis ma lähen oma koera või kassi juurde, võtan ta sülle ja ta lihtsalt on seal minuga. Ma arvan, et minu jaoks on need rahustavad ja maandavad asjad ongi minu lemmikloomad. No see on ka omamoodi meditatsioon. On. Kass on nagu kass, kui ta nurrub sul üles, see on väga rahustav. See on väga rahustav. Aga mäletad sa ka mõnda sellist hetke, kus sa tõesti tundsid, et sa olid nii närvis ja ma ei tea, või see võib olla ka mõni muu olukord, see ei pea olema nagu discgolfist, et sa olid närvis, aga sa tulid sellest välja mingisugust, ma ei tea, mõtet mõeldes või mingit tehnikat kasutades? Ma arvan, et ja ma tooks ikkagi näite discgolfist ja just puttides on mul varem aitanud see, et ma peas mõtlen enne putti minemist ja korrutan endale, et ma olen hea puttija ehk siis see korvi viskamine, eks ole. Et ma kordan seda endale peas mitu korda, sest ma tegelikult tean, et ma olen hea. Ma tegelikult olengi väga hea puttija ja vahest tuleb seda lihtsalt endale meelde tuletada. Kas sul on ka mõni lemmik fail? Mõni nagu selline, nagu, ma ei tea, siuke vise, ja sa tol hetkel mõtlesid, et nagu, oh my god, kuidas ma sain midagi sellist teha ja siis tagasi vaadates mõtled, et okei, see võib-olla isegi tõukas mind mingisuguse arenguni. Ma arvan, et see ongi see minu putt, kui ma selle faili panen, ma ei saa seda kuidagi lemmikuks pidada, sellepärast, et see sellel hetkel see on nii frustreeriv tegelikult, aga kui sa seda kõrvalt vaataksid, kuidas 3 meetri pealt inimene korval, et sina, eks ole, 3 meetri pealt inimene teeb niimoodi. Mina iga päev, okei. Et professionaalse sportlase jaoks ei ole nagu väga tavapärane, nii juhtub, aga jah, nii juhtus vahest. Jah, eks see pinge võib päris suur olla see, et ikkagi see, et sa lähed profikarjääri, et see on sinu töö, et sa teedki seda sellena, aga samas see on ikka täiega lahe. Oota, kas mõni fun vise on olnud niimoodi, et no ma ei tea, ketas lendab kuhugile linnupuuri või ma ei tea, mis saab nendega juhtuda? Puu otsa on jäänud kinni. Puu otsa jäävad kinni. Ja puu otsa jäävad kinni, siis kui mul on elukaaslane kaasas, tema alati ronib üles, ta päästab mu kettad igalt poolt ära, kui vaja ujuma minna, ta läheb vette, et ta on alati. Aga sa ise ei ole ujunud järgi oma ketastele? USA-s käisin ükskord, et seal mul kahjuks teda ei olnud kaasas, mul ei olnud muud varianti, väga tähtis ketas lendas tiiki, ma läksin tiiki järgi, no ma olin kuskile siiamaani vees, eks ole, alla puusa, aga kui ma pärast sealt välja tulin, siis mulle öeldi, mis usse seal võib sees olla. Siis ma olin küll natukene hirmunud, et ma seal käisin. Õnneks ma ei puutunud kellegagi kokku, aga jaa, Eestis ei ole nii palju neid usse, aga USA-s on ikka päris palju. See on see ignorance is bliss. Mis tähendab tähtis ketas? Kas sul ei ole nagu kõikidest ketastest mingid duublid või trippelid või midagi olemas igaks juhuks? Ketastega on niimoodi, et kui nendega natuke aega mängida, siis nad oma algupärasest lennust natukene muutuvad, ehk siis seda nimetatakse sisse mängimiseks. Ja mul on mingid kettad, mis on mul kotis olnudki 3-4 aastat ja need on nii-öelda sisse mängitud, nad on oma kindla lennujoonega, aga kui ma poest võtan samasuguse uue ketta, siis ta ei lenda alguses samamoodi. Nii et mingid kettad on ja väga tähtsad. See on nagu mingi megateadus. Mulle tundub, et see strateegiliselt peaks olema nii, et sa mängid nagu mingi 3 kettaga paralleelselt, et nad on kõik sisse mängitud. Aga alati ei ole lihtsalt kõikidele ketastele kotis seda sisse mängitud varuvarianti olemas mul veel, kahjuks. Kui palju sul ketted on üldse? No kotis on mul, ma arvan, kuskil 24, midagi sellist.
aga kodus on terved riiulitäied, kodus on väga palju, me oleme koos elukaaslasega tegelikult natuke siuksed kettakollektsionäärid ka, mulle meeldib lahedaid siukseid rariteetseid kettaid osta ja neid lihtsalt riiuli peale panna. Et meil on üks tuba tehtud täiesti siukseks kettatoaks, kus all on siis riiulid ketastega ja üleval on riiulid erinevate karikatega. Et ma olen hästi palju erinevaid siukseid võistluseid võistled, kus on karikaid jagatud, nii et neid on nagu väga palju. Oota, aga suurusjärk palju teil neid kettaid on siis? No ma arvan kuskil 400 kanti. Palju see raha oli ja ta nii kalkuleerib ümber? Selleks on tõesti eraldi tuba vaja. Aga ma küsiks natuke nagu laiemalt, et ma ei tea, kui palju sa mõtled selle peale, et mis sinu ümber toimub. Üks asi on keskkond, aga teine asi on inimesed ja ühiskond. Et kas sul on midagi, mille üle sa nagu südant valutad? Kui ühiskonnast rääkida, siis ma arvan, et jaa, mul on, kui ma näen väikseid lapsi ja seda, kuidas nad on, kuidas kõik see nutiajastu ja tehnika ja kõik, kuidas sa lähed kuskile külla või üritad lapsega rääkida, siis ta on lihtsalt terve aeg telefonis. Et ma olen siuke inimene, kes praegu räägib, et oi, kui mina lapse saan, siis ta ei saa enne 1. klassi telefoni, aga kõik ütlevad, et nad on seda varem rääkinud. Aga võt see on minu jaoks see kurb asi, kui ma mõtlen enda lapsepõlve peale, kui tore meil oli ilma kõigi nende nutivahendite ja asjadeta ja siis vaata praegust laste lapsepõlve, et see lihtsalt nii erinev. Aga samas neil endal on lõbus, aga lihtsalt kuna mina ise olen kogenud midagi muud, siis mul on nagu natuke kurb seda pealt vaadata. Sul oli ka lõbus ju? Mul oli väga lõbus lapsepõlves. Käisid üksteise ikka nende uste taga koputamas ja välja kutsumas ja ratastega sõitvas kuskil linna vahel ja väga-väga lahe. Aga mis sa arvad, kas üldse on midagi, mis saaks seda muuta? Arvestades tänapäeva seda tehnika arengut ja kõike inimeste mugavustsooni minekut, ma ei usu. Jah, nii on lihtsalt välja kujunenud, ma kahtlen, et keegi enam seda kuidagi muudab. Ei no revolutsioone tehakse ju ikka, miks me ei või alustada ühte? No võib-olla oleks lahe teha mingit telefonivabu päevi, näiteks lastele või midagi sellist, et täna ei puutu seda. Minu arust see oleks kas või nagu algatuseks midagi head. Sandra Vabarna alustas telefoni või nutineti vabadest nädalavahetustest ja nüüd ta teeb niimoodi, et tal on iga kuu, 1 nädal on sotsiaalmeedia vaba. Telefoni ta küll räägib, eks ole, ja Messengeri ka kasutab, aga kõik muu on vaba. Et see on päris lahe algatusega. Kairil vist on veits võivad seda teha, et... Ei no, kui ma töötan, siis võib-olla läheb raskeks, aga ma pean ka ju puhkama, ei ole siin midagi. Aga mulle tundub ka jah, et tegelikult see, et sa just ise ka lapsevanemana näitad eeskuju, et sa ei ole kogu aeg telefonis, et see võib-olla ka noortele ikkagi annab teise suuna natukene kätte. Sest me tihtipeale räägime sellest ka, et kuidas noori rohkem liikuma saada, siis tuuakse alati välja, et kui vanemad ikkagi sporti teevad, siis teevad noored ka. Mis sa arvad, mis võiks veel olla siuksed asjad, mis motiveeriks meil noori nagu rohkem sportima, õues olema? Ma arvangi, et just sellised head eeskujud, nagu näiteks on meil Kelly Sildaru. Ma arvan, et ta on väga hea eeskuju noortele, et siuksed eeskujud on väga tähtsad. Ja noored mõtlevadki, et ma tahaks ka olla nagu tema ja siis lähed ja teed ka samu asju ja. Täitsa kahju, et meil siin Eestis neid mägesid ei ole millega lõigasta, aga võite discgolfi mängima minna. Ja. Suurepärased rajad. Ja meil on Albert Tamm ja Kristin Tatar, väga-väga head mängijad kõik. Ja Keiti Tätte. Ja, et võtke eeskujuks ja proovige järgi, muidugi. Mis sa arvad, mis meist 50 aasta pärast saanud on? Ma loodaks, et meil oleks ikka seda rohelust siin, kuna kõik ehitatakse nii palju ja mul on endalgi kodu lähedal vaatad, ma olen harjunud mingites kohtades iga kord, kui koju sõidan. Metskitsed jooksevad, rebased jooksevad, aga siis samas vaatad, kuidas järjest tulevad majad sinna peale. Et mul on just nagu kohati loodusest kahju. Samamoodi, kui ma käin discgolfi radadel, mul Tartus on siuke rada nagu Vooremäe ja seal on suusarajad ka ja kõik ilus loodus, inimestele meeldib seal jalutamas käia. Just eile käisin seal mängimas ja vaatan, et suuri masinaid on metsaalune täis, mingid suured teed on keset metsa ehitatud, metsa on maha võetud, et siukseid asju on nagu loodusarmastajana päris kurb vaadata. Et ma tahaks loota, et meil 50 aasta pärast seda rohelust ikka jätkub piisavalt ja ei ole kõik kadunud. Mida me võiks, ma ei tea, mida sina
saaksid teha igapäevaselt selle jaoks, et see rohelus säiliks? Hea küsimus. Ma arvan, et tegelikult mitte just igapäevaselt, aga väga lahedad on siuksed mingid puude istutamise projektid, kust võiks inimesed osa võtta, et selle arvelt, et neid nii palju maha võetakse, et jälgida seda, et neid nagu juurde sama palju istutatakse. Just puud on minu arust ka hästi tähtsad looduses. Sest nad pakuvad ju loomadel elupaika väga palju, et kui need maha võetakse, kuhu need loomad siis elama lähevad. Ilmselgelt tulevad linna, neid on järjest rohkem siin nagu, vaatad lihtsalt jalutada kesklinnas rebane. Palun vabandust, kuidas, miks? Ja, täpselt. Jahah, mul kodus pani kõrvalt mingi suur jänes nagu mööda, mitte nagu kellegi koduloom, vaid nagu metsajänes. Ja ma olen full on kesklinn. Vaesed loomad. Jep. Täitsa eksinud. Mul on tunne, et meil on aeg liikuda finišijoone suunas. Ehk siis puudutada veel korraks ka sporditemaatikat, enne kui me anname fännidele sõna. Nii. Mind väga huvitab, milline näeb välja sinu treeningplaan? Kui ma räägin treeningplaanist, siis ma räägin sellest sügis-talvehooajast, sellepärast, et praegu on mul võistlusperiood ja praegu nii-öelda siukest suurt trenni tegemist enam ei käi. Et kui ma USAs olen, siis iga nädalavahetuse võistlus ja nädala sees käib siis selle nädalavahetusel tuleva võistluse jaoks harjutamine ja raja nii-öelda õppimine. Aga minu treeningplaan oligi siis talvel, nii-öelda täiesti südatalvel oli see 4 korda nädalas käisin jõusaalis. Ma tegin päris intensiivselt, ma tegin kõik erinevaid, tegin jalapäev, ülakehapäev, seljapäev, niimoodi. Ja umbes sama palju käisin ka siis sisesaalis seda lähedalt viskamist ehk puttimist tegemas. Ja rajale läksingi ilmselt, rajal ma ei käinud igapäevaselt, et sellist diskide loopimist, kui suurt ei toimunud igapäevaselt, et seda ma tegingi enamasti nädalavahetuseti, kui elukaaslane sai ka tulla, et üksinda lumega loopida väga-väga masendav. Kui sa selle kett ära kaotad, siis üksinda on nagu nii masendav otsida. Tükid ju. Tekib tunne, et ma ei leiagi seda üles, aga kui sul on keegi kõrval, kes aitab otsida, siis on ju nagu juba vaimselt palju kergem. Aga mis need harjutused on, mida sa teed? Mis sind peamiselt edasi viivad jõusaalis? Selle samamoodi. Margeri oma elukaaslasega, ta tuli mul esimestel kordadel kaasa, näitas ette, mida tema teeb. Täiesti tavalised, mida inimesed jõusaalis teevad. Et ma väga palju mingeid erilisi harjutusi ei tee, kuigi discgolfile on ka väga palju erilisi harjutusi keskendutud ja tehtud nii-öelda nagu treeningkavasid. On mingi kummaline harjutus, mida me võiksime Sandraga teada? No näiteks kummilindiga erinevad siuksed kehatõmbed ja siuksed, mis annavad sulle viskesse juurde just. Mulle tundub, et kerelihaste tugevus ja siuke nagu, kere peab stabiilne olema, eriti just see tagantkäe ja no ka samas eestkäel ka, et ja muidugi vastupidavus ka, et sa suudad nagu, ma ei tea, läbi selle kõndida ja kui on, ma ei tea, USAs oled võistlustes, see on mingi päike paistab peale. Väga tugev. Ja kui rääkida discgolfi viskest, siis see tegelikult discgolf kui trenn on ju selline, et me enamus ajast kõnnime. Aga siis, kui tuleb sul see viske hetk, siis on tegelikult see üks hetk, kus sul käib mega plahvatus kehast läbi. Ehk siis sul on üheks hetkeks on kõik need kerelihased ja kõik töötab. Ja see plahvatuse hetk on ka see, mida saab treenida. Kuidas sa seda treenid? Selle jaoks soovitatakse näiteks siukseid üleshüppeid kükist. Just jalgadest. Ja näiteks hüppeharjutus. Aga kust selle kohta infot saaks? Kas sa võiks teha ühe video näiteks, et no praegu sa muidugi jõusaalis väga ei tee, aga still hooaja, siis kui oled hooaja väline aeg, siis ma küll hea meelega vaataks, mida sa teinud. Ja ma usun, et neid inimesi, kes tahaksid seda teada või õppida sinu pealt, neid on kindlasti palju. Ja ma võin selle video kindlasti teha. Ma olen teinud videosi, ma olen teinud reisivideosi praegu, et ma olen natuke nagu YouTube'iga alustanud. Ja seal USAst just alustasin, et kuna vanemad ja sõbrad Eestis siis ootasid, et kuidas seal läheb ja mis seal eluolu toimub, et siis ma olen teinud natukene nende jaoks. Ma arvan, et see on vist suht populaarne ka USA discgolfarite seas minu arust ka teha YouTube'i kanaleid, et ma olen ikka päris mitme otsa sattunud.
ja aga naised väga palju ei tee . ei , ma olen ka ainult mehi näinud . Jaa. no vot , No nii. väga hea . et mulle tuli endale ka nagu üllatuseks nüüd , kui ma just seal festivalil olin ja erinevaid inimesi nägin , et tulid Eesti discgolfarid mulle ütlema , et vot kui tore , et sa neid videosid teed , et ma vaatan , mulle meeldib , et niisama nagu netis mulle väga palju tagasisidet ei kirjutata , ma tean , et mu vanematele meeldib ja sõpradele meeldib , aga tõesti , et tulid inimesed juurde nagu väljaspoolt sõprusringkonda ka , kes ütlesid , et väga tore , et sa teed , et ma ikka vaatan alati , et seda oli nagu tore kuulda . ma tulen korra trenni juurde tagasi . Mida sa praegu profina teed teistmoodi oma treeningutes , kui sa tegid harrastajana ? ma teen lihtsalt rohkem trenni , vot sellist jõusaali ma ei jõudnud küll , mu töö oli piisavalt füüsiline . ma olin ikkagi 8-9 tundi jalge peal , et pärast seda ma ei jõudnud jõusaali minna , et seda teen nüüd . ja kindlasti lihtsalt see , et rohkem ka platsitrenni , et kõige jaoks on lihtsalt rohkem aega , sest täiskohaga töö kõrvalt midagi teha on ikka trenni mõttes väga-väga keeruline . ulme . kas me anname fännidele sõna ? anname . nii , ma võtan siit kohe Marie küsimuse . millisele Eesti discgolfarile ennustad järgmisena profilepingut ? kui me peaks kellegi välja tooma , siis see oleks naismängija Kaidi Alsalu . hoidke silm peal . ja Kaidi tuleb meiega tegelikult nüüd esmaspäeval USA-sse 3 nädalaks esimest korda elus , et ta väga ootab seda ja tal on piisavalt head oskused ja tase , et ta sai ka sinna USA võistlustele peale ja ta tuleb ka ennast nüüd näitama . kuidas sinna üldse peale saab , mis sa tegema pead selleks ? sul peab olema , meil on nii-öelda reiting ehk siis mängija mingi skoor , et see peab olema piisavalt kõrge , et sa üldse saaksid sinna registreerida . kui see on liiga madal , siis see ei ole võimalik kahjuks . lihtsalt huvi pärast , mis need osalustasud seal on ? suurel võistlusel kuskil 250 eurot . ja palju võistlejaid on ? naiste klassis jääb kuskil 40 kanti , aga nüüd tulevad sellel korral , kui me lähme , tulevad USA lahtised naiste meistrivõistlused , kus on vist 100 naist nagu meie klassis , seal on veel erinevaid vanuseklasse , et seal vist tegelikult on isegi rohkem , aga just minu selles professionaalses klassis on 100 naist . see on nagu , ma arvan , et see on ajalugu seal ka , et aga samas nagu äge , et nii palju naisi mängivad nagu Jaa. siuksel tasemel . ülikõva . ja ma vaatan , et siin jäi üks Sandra küsimus küsimata , mida mina väga tahan teada , nii et kui saaksid elu lõpuni mängida 3 kettaga , siis mis need oleks ? kui palju sulle nende ketta nimed küll muidugi midagi ütlevad . no ma arvan , et meil on siin Nii. kuulajaid , kes on discgolfi fanatid , kes Teevad teavad märkmeid kohe . ja nii , ma putin purega , see on putter siis lähedalt korvi viskamiseks , eks ole , et see on minu jaoks väga tähtis ketas , see hõljub väga hästi . ma ütlen nii pere , et sellega on nagu kaugelt sisse saamine palju kergem kui võib-olla mõne teise putteriga , sest ta on väga hea hõljuvusega . et see Pure, ütlesid pure , nii, nii. aga seal on, On ju märge. mingeid erinevaid ka ju , mingeid mudeleid või ei ole , lihtsalt pure ? plastikutüüp medium ahah , ehk siis keskmine plastik eesti keeles öeldes ja , ja see on latitude'i ketas ? ja . ma oletan , et kõik on latitude'i Jaa. ketas . igaks juhuks . nii , siis järgmine on keskmaa , mille nimi on Trust . see on ka minu jaoks nagu usaldus või nagu ? ja täpselt niimoodi Trust ja ma oleks pidanud juba purele ka ütlema Pure , kui ma lähen USA-sse , siis kõik naeravad , ma ütlen pure , onju , ta ütleb Pure , aga Okei. me oleme eestlasena harjunud niimoodi hääldama neid . nii , see oleks keskväeketas , sest see on kindla lennuga minu jaoks , ma viskan ta välja tagantkäega ja ma tean , et ta lõpus vajub alati ära , ehk siis vasakule , ta on nagu sihuke kindel minu jaoks ja usaldusväärne ketas . ja viimasena valiksin oma signatuurketta Safiiri , inglise keeles Sapphire siis , mis on minu jaoks väga tähtis ketas kotis . ta on aeglasema lennukiirusega , mis tähendab , et ta on natukene stabiilsema lennuga , et ta on minu jaoks täiesti , vot minu jaoks 100 meetrit otse lendav ketas , täpselt nii . ma ei kujuta ette , mis tunne võib olla omada oma signatuurketast . ja ma ootasin seda päris kaua ja see tuligi vist eelmisel kuul välja . oota , kuidas seda saab , sa ise disainid ka seda kuidagi või panustad või kuidas see nagu protsess ma sain ise valida , mis mudelit ma soovin ja mis sinna peale tuleb . et minu ketta peal on siis tiibadega hobune ehk Pegasus ja see oli minu enda idee . Nemad aitasid selle lihtsalt kokku panna . nii äge , kas seda on Sportlandis ka kuskil olemas või kus seda saab , kus seda kraami saab ? vot Sportlandis seda kahjuks ei ole , seda saab Dima , kuule . discgolf.ee lehelt saab seda tellida .
Tiiva, tellime nüüd need tellime nüüd ära, meil läheb eetrisse, see on mingi 3 nädala pärast, et jõuad veel. Saadame talle enne selle helilõigu ära ja siis äkki selleks ajaks on ilusti Sportlandis ka olemas. Nii, aga võtan viimase küsimuse siit veel. Suurim unistus? See on discgolfiga seoses siis ikka. No, kuidas soovid tõlgendada? Mult on seda varem ka küsitud ja ma olen öelnud, et mul ei ole hetkel discgolfiga seoses suurt unistust, sellepärast, et mu unistus on juba täide läinud. See, et ma teen seda, mida ma praegu teen. Ma olen professionaalne discgolfar ja mu töö on discgolf, et see on minu jaoks juba unistuse täitumine. No. Meil on sulle nii hea meel. Ei, ma loodan, et need mõtted, mis või järgmine unistus võiks olla, et kui need tulevad, et siis annad meile nendest kindlasti teada, sest et ma usun, et sa võid küll päris suurelt unistada, et sa julged seda teha, sest et unistustel on siuke rumal komme, et nad kipuvad täide minema, nagu sa ise tead. Nii et unista suurelt. Täpselt nii. Aga enne kui me lõpetame, siis viimased soovitused, mis me väga soovime, et sa meie kuulajatele edasi annaksid. Mis võiks olla üks teos, mida iga inimene võiks tarbida? Olgu see siis raamat, ma ei tea, film, seriaal, näitus, podcast? Ma ütleks, see on raamat, mis mul praegu pooleli on. Võt autori nime ei olegi kohe meeles, aga Mõtle nagu munk. Jay Shetty. Ja, mul on tunne, et see raamat, vahet pole, kas usud sellesse, mida ta räägib või kus sa jälgid seal midagi, aga see aitab sul saada paremaks inimeseks. Kas sa tahad küsida? Ma võtan järgmise. No. Üks hetk, mida iga inimene võiks kogeda. Rõõm mingi saavutuse üle. Ja see ei pea olema isegi su enda saavutus. Kui sul ei ole endal suuri saavutusi, siis tunda rõõmu kellegi teise, tuttava, sõbra, perekonnaliikme, lihtsalt tunda kellegi üle rõõmu mingi suure saavutuse üle. Ja üks oskus, mille iga inimene võiks ära õppida? Toidu tegemine. Ma arvan, et see on väga hea soovitus. Lihvin. Sa vahepeal käisid päris tublisti oma karpidega siin. Jep, läks aiada. Proovime uuesti. Järgmisel aastal uuesti. See uus aasta lubadus, vaata. Huvi pärast küsin, sa ise kokkad palju? Palju ei kokka, aga mul on kindlad asjad, mida mulle meeldib teha. Pasta on mul lemmik näiteks. Kas mingi kindel pasta? Kanapasta siis erinevalt. Ma tean, mida ma täna lõunaks tahan. Kuule, aga väga äge. Aitäh, et sa meile külla tulid. Jah, aitäh veel kord, et kutsusite, teiega oli väga tore. Meie kõige varasem salvestus ja nii positiivsel noodil saame päeva alustada, nii äge. Niimoodi Sandra isegi võib räägid ma järgmine kord ka ära. No vaatame, jah. Patrik on ka kindlasti hea lõbu. Patrik käis peol eile, te peaks seda nägu nägema. Aga ta on kohal ja see on põhiline. Ja. Kusjuures ta näeb isegi täitsa värske välja. Aga siinkohal tõmbamegi ennast kokku. Aitäh kuulad, vaatajad, et olite taas kord meiega ja järgmise korrani. Bye! Sportland, Be First podcast.